donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Nagu näha, siis me oleme jälle Varssavis Ennela House hotellis ja nüüd on juba hommik, 2. juuni hommik ja plaanime hakata siis edasi sõitma, et tegelikult me tulime juba eile hommikul kodunt ära ja seekordne plaan on siis jõuda Horvaatiasse ja peale seda Itaaliasse. Et kell on praegu 6:30, ootame oma hommikusööki, et peale seda siis hakata kohe edasi liikuma. Eile oli pikk sõidupäev, polnudki mõtet filmima hakata midagi, et mis sa siin ikka seda Tallinn-Varssav teekonda filmid, et seda on nii palju kordi sõidetud. Aga täna peaks siis huvitavam sõit tulema, et täna õhtuks tahame Zagrebisse jõuda, üle 1000 kilomeetrit, 1035 vist oli äkki. Et tuleb pikk päev. Samas huvitav, ma usun, sest nüüd juba näeme tee peal niisuguseid huvitavaid asju, mida enne pole siis näinud, enne pole seda teed sõitnud. Läbi sõidame siis läbi Tšehhi nurga, pisikese nurga, siis sõidame Slovakkiasse, Ungarisse, siis hästi põgusalt vist sõidame ka üle Sloveenia nurga, siis korraks Ungarisse tagasi ja siis juba sõidamegi sinna Horvaatiasse. Aga mis siin ikka pikka, see piirkond, see Ursuse piirkond siin ümber selle meie hotellis on nii kõvasti arenenud ja küllap ka sellest siis tulenevalt on see hinnad tõusnud, sest hotell iseenesest vajaks juba täiesti mingisugust remonti või et siin ei ole, nagu hotellis endas ei ole midagi muutunud nende aastatega, mis me siin käinud olema. Aga hästi, ma siis rohkem pikalt praegu ei räägi, et lähme sööme hommikust ära ja hakkame siis sõitma Zagrebi poole. Oleme vahepeal jõudnud siis Slovakkiasse, edukalt läbinud Tšehhi. Palju meil Tšehhis kilomeetreid sõita oli, ei olnud väga palju. Mõnikümmend kilomeetrit. Ja nüüd oleme siis Slovakkias, ostsime Viniti ära ja sõidame siis Slovakkia kiirteele. Me juba oleme tegelikult. Ei ole veel. Kohe peaksime jõudma üldiselt. Aga ilm on praegu endiselt ilus. Väljas on 26 kraadi sooja. Päike paistab. Nii et liigume edasi. Kuni siis Ungarisse. Jahmerdame praegu siin Horvaatia piiri peal. Küsiti dokumente meilt ja nüüd Arvi läks kuhugi Viniti hokki. No, Arvi seal midagi seletab, kuhu me siis sõidame kõik. Ja nüüd siis vaatame, et saab tõkkepoest ära, nüüd saame minema siis. No igal juhul, nüüd anti vaba vesi ja saime siis Horvaatiasse. Ja nüüd meil ei olegi enam palju, et meil on 111 kilomeetrit on Zagrebisse hotelli. Ja siis vaatame edasi, nüüd sõidame sinna siis. Jõudsime siis hotelli kohale, parkisime lõvisi alla maa-alusesse parklasse, hotell Akadeemia Zagrebis ja nüüd lähme siis tuppa vaatama. No nii, jõudsime siis kohale, näitame toa ka ära. Nagu arvasin, et meil on rõdu või see ka, aga siin ei ole siis. Ta ütles, et kui seda toas temperatuuri tahad muuta külmemaks või soojamaks, siis seda tuleb receptionisse teatada ja nemad sealt muudavad.
ma olen ka olemas. Vaatame vannitoa ka üle siis. Okay. See on siis meie hotell väljapoolt ka, et Hotell Akadeemia. Hommikusöögi koht pidi olema kõrvalmajas kusagil pubis St. Michael, et me lähme vaatame, kas leiame selle ülesse. Tere hommikust! Et on siis esmaspäeva hommik, me oleme Zagrebis, 3. juuni on ja läksime siis lihtsalt natukene nüüd linna peale jalutama, et kõigepealt on plaan siis sõita funikulööriga üles linna, Kornigraadi ja siis sealt jalgsi jälle alamlinna tagasi jalutada. Nii et vaatame, kas leiame üles selle maailma lühima funikulööri. Mööda sellist tänavat siis liigume siin ka kitsas väike tänav. No nii, leidsime siis üles väikse otsimise peale selle funikulööri, et see pidi olema siis maailma lühim funikulöör ja üles linna sõidab 64 sekundiga. Nii et lähme proovime, alates 20. sajandist on ta siis selle elektrimootoritega. Et sõidame ülesse. Hakkasime siis liikuma siit. Meid on siin vagunis on ainult 6 inimest, et tegelikult oli, et 28 võib neid siin olla ja 55 sekundit sõidab. Siit siis avaneb selline vaade. Selles klaasishoones vist on see vaateplatvorm, kuhu me läheme veel. Nüüd siis oleme siin ülalinnas Kornigraadis ja siin on see kirik, mis ees paistab, on St. Marksi kirik, üks kuulsamaid, et nendel see katus on sellistest kividest. Need vapid on, üks on siis Zagrebi vapp ja teine peaks olema Habsburgide vapp. Nüüd siis liigume jalgsi allapoole tagasi. Vahepeal see kabel, mida ma näitasin, see oli üla ja all linna, et ühendab selline eriti püha paik pidi olema ja seal pidi hästi vait ka olema, et seal ma ei saanud midagi rääkida. Aga nüüd me liigume siis allapoole linna tagasi. Nüüd me oleme jõudnud siis ringiga Pan-Jelašitsi turuväljakule. See on siin Pan-Jelašitsi kuju ja turuväljaks ongi Zagrebi kõige peamine väljakses, keskväljak. No nii, jõudsime siis siia ülesse 16. korrusel, see on see klaashoone, mida ma enne näitasin ja siit siis avanevad vaated linnale. Jube tihedalt on need trellid ees. Nii et saame siin ringi peale teha ja jalutada. See siis peaks olema see katedral, Zagrebi katedral kõige kuulsam siis. All on siis trammid, see on see sama Pan-Jelašitsi turg siit näha. Niimoodi saab filmida, kui ma siin pool pikakil olen. Ja, et see pilti ei tee, kuidas inimene filmib. Trammid sõidavad siit. Tegedid majad. Nii, jõudsime siis alla tagasi. Me oleme uuesti siin Pan-Jelašitsi turuväljakul
ja siin on siis Ban Jelasitsi kuju ka, kes oli siis Horvaatia valitseja, kes siis Ungari vastu läks Horvaatiale iseseisvust taga nõudma, nende rahvuskangelane. Ja edasi me saame siit jalutada veel siis Dolashitsi taluturule, nii et vaatame selle ka üle. Siin käib mingi mustlaste kauplemine lihtsalt niimoodi tänaval maas. Isavad, karjuvad, pakuvad mingit kaupa, kõik need tänava ääred on täis neid mustlaseid. Ja ma imestan, et kas ostetakse, aga ilmselt ostetakse siiski. Nüüd siis oleme Toletsi taluturul, et siin müüakse igasugust talukaupa. Puuvilju ja juurvilju ja kõike suhkest kraami. Aga tegemist pidi olema ka siis selle Horvaatia peaväljakuga mingi meelispaik kohtumiseks kohalikele inimestele. Metsmaasikaid ja kõike on siin. Ja jõudsime siis katedraali juurde. Ja siin katedraali kõrval on siis kellatorn, kus see kell on seisma jäänud maavärina käigus ja seda enam siis käima ei pandudki, et jäigi. Nii jäigi. Need hiinlaseid on kõik kohad täis. Nende peale me oleme juba kurjad. Kuldne kuju siin. And also special people after the Second World War who remain living here. They haven't been banished or they haven't fled, but they remain here. Nüüd siis oleme Ripnjak pargis praegu, niuke nimi oli pargil. Ja plaan on minna trammi peale ja trammiga loomaaeda. Nii et sellise muudatuse tegime plaani, kuna see Zagrebi linn osutus või vanalinna osa osutus nii, kõik oli käejala juures, nii väike kuidagi, et meil on juba kõik käidud ja pool päeva veel ees, nii et jalutame siis natukene. No nii, tulime siis trammiga vahepeal, sõitsime ja saamegi siis nüüd siit varsti üle tee. Ja siin on mingisugune park, Maksimirri park ja sealt siis saamegi loomaaeda. Soo sisse peast tundub siit olevat. Saime siis loomaaeda sisse, 20 kuna oli üks inimene ja nüüd me siis hakkame liikuma ringi, vaatame, kus mida näidatakse. Meil loomaaia rahaga läks nii hästi, et Arvi leidis täna 100 kunamaast. Nii et põhimõtteliselt jäi raha ülegi veel peale loomaaia. Et 40 kuna läks praegu maksma ja trammipiletid ka. Trammipilet oli 4 kuna üks ots, üks inimene, nii et 16 kuna läksid meil trammipiletid. Ja lähme nüüd loomi vaatama. On nutrejad, siin on nagu terve kasvandus kohe. Vaata, mis moodi magavad sinna. Aga meil vist ei olegi nutreid loomaaias, ma ei ole küll näinud.
võib need ära surra, need punakängurid kuni 80%. Siit ei paista hästi välja. Kinni. Otsustas magada. On jah. Kipsid reas. Siuke hunnika. Mida, kas on need talve saad kõik kätte ka siit fotokõrjada? Ära või ei ole? Ei ole, Kiisu magab, näe niimoodi. Näe. Saba võib tagant poolt üles järva olla. Üks mõnu läbi seal vee sees. Teine oli seal lambi all, vaata. Lubedad jurakad, nii suured. Kus ta oli, ära jooksis nüüd. Ma tahtsin filmida, siis jooksis ära. Teine istus siin. Vaata, mis moodi mugavad. See klaas on midagi nii ära kriibitud, et see lõvikoobas on siin nagu, kus me oleme. Okei, lähme välja. Aga ära nägime lõvid vähemalt. Aga nüüd vist ongi meil loomaaial tiir peal. Jalutame siis välja tagasi. Aga peab ütlema, et hästi looduslik loomaaed. Hästi roheline ja tundub, et loomad tunnevad ennast siin päris hästi. Proovin, kas on näha. Siin nad on, aga... Okay. Tere hommikust! Meil on uus reisipäev, on teisipäev, 4. juuni ja sõidame siis Zagrebist ära Sadarri poole ja Sadarini meil on 286 kilomeetrit praegu, nii et eriti pikk maa ei ole. Aga päris roheline on see Zagreb ka, et ei ole midagi niukene kole ja kivine, täitsa ilus roheline linn tegelikult. Aga sõidame siis, vaatame millega siis Zagreb või see Sadar meid üllatab, mis meid ees ootab seal. Sadarri poole. Siin hästi ilus loodus on. Mägesid ja kõik on nii roheline. Palju seda tunneleid on ka juba. Natukene seda kiirteed. Ägedad vaated üldse. Tere! Me jõudsime Sadarri, küpsetud juba midagi, ei saa nõudab, see masin on meil olemas. Aga jõudsime Sadarri, saime endale ilusti check-in'i ära teha. Täitsa viisakas korter, selline kahetoaline, siin on elutuba. Näitame kiiresti ära, mis meil siin head on. Televiisor on. Ja siit läheb magamistuppa. Et selline magamistuba on ka olemas. Ja vannituba. Rõdu on ka. Näitaks rõduvaadet ka korra siis.
Nii, rõdult on siis selline vaade, et siin saab istuda. Me oleme igal juhul rahul praegu. No nii, õuest on siis maja selline, see peaks meie rõdu olema. Selline väike kitsas tänav on siin, seal on jalakäijate tänav, sealt edasi ongi meil auto pargitud. Ja siukene siseõu on siin ja lähme siis üritame nüüd poodi üles leida. See vist peaks Linnapea tänav olema siis eeldatavasti. Ei tea, eks ma vaatan. No nii, siit kitsast tänavast leidsimegi marketi. Market täitsa olemas näeb, nii et lähme poodi. No nii, poes käidud, poetrit tehtud. Siin on kohalikku õlut. See vein oli ka vist Horvaatia enda oma, eks ju. Ja vahuvein ka. Ja siukese jäätise ossime, kuna meil on siin külmkapp, me saame külma panna ilusti. Vorsti ja sinki ja hakkame siis sööma. Tulime siis nüüd välja jalutama. Plaanime minna vaatama mereorelit ja siis seda päikeseratast, mis on see valgusinstallatsioon nagu, nii et vaatame. Et siis kui kiiresti me mere äärde jõudsime. Juba mere ääres kohal. No nii ligidal kodule see meri praegu nüüd. Et siis. No nii, jõudsime siis siia, see ümmargune, siin on siis see päikese tervitus. Ehk siis see on see valgusinstallatsioon. Need on päikesepaneelid ja kui nüüd siin see päike loojuma hakkab, siis see peaks hakkama ise valgust, siis erinevat värvilist valgust nagu välja elama. Et päeval kogub endasse ja õhtul siis valgustab teisi. Muidu siin on jah, lahe pink on, nagu oleks klaveriklahvid. Ja edasi sealpool, kus see rahvas on, seal siis peaks olema mereorel, mis peaks muusikat mängima meile, nii et läheks kuulaks seda ka, siis kas on kostu midagi. See mereorel peaks see olema siis. Ma praegu küll mingit muusikat ei kuule nii öelda. Võib-olla sinna poole minna. On kosta küll. Ma ei tea, kas see video peale jääb. Äge jah, tegelikult on jumalast hästi kosta. Meri tekitab seda häält. See video peale ei jää. Ei tea. Vahepeal siis käisime hotellis ära, kell on nüüd 8:30, umbes hakkab 9 saama, tulime tagasi, et vaadata seda värvide mängu siis nüüd. Jadro linjaga me peaksime Itaaliasse sõitma, nii et
Yeah, she was so excited. Why you want to keep people? I'm scared. We have to leave. Hakkame siis koju tagasi minema või? Lõpetame tänase päeva sellega ära ja homme on meil siis Sadarri päev, et tutvume siis selle 3000 aastat vana linnaga.